Jackassi staari Steve O mingit podcasti, kus ta ütles, et ta kõige rohkem, vend on mingi aastaid on ju mingit drooge ja tina pannud ja nüüd kuulsalt kaine on ju. Ja siis ta ütles ka minu eeskuju on ta, jah. Ta ütles, et ta kardab kõige rohkem seda sükest poolkõva alkoholismi, et kui see inimene näiteks on ju, normaalselt näiteks joob kogu aeg on ju, aga ta ei joo niimoodi, et ta jooks ennast põhja, nii-öelda toimiv alkohoolik, aga samas ta on kogu elu elab nii-öelda poolkõvalt ära on ju, et see tundubki mulle siuksed äärmused on nagu mingis mõttes paremad, et justkui nagu täiesti põhjas ära käia on võib-olla pikas plaanis on ju perspektiivikam hoopis. Täiesti, ma olen täiesti nõus ja väga äge võrdlus, et Steve-oga mind varem võrreldud ei ole, et ma võtan seda tõsise komplimendina. Sul on ka tuvi suur tatoveering on selja peal kindlasti. Jah, et ma olen sama meelt, ma olen ka selline äärmustöönd, et kunagi ma jõin, siis ma ikkagi ma oskan ka juua mitu päeva järjest. Ja nüüd tänaseks ma ei ole joonud, ma arvan 2 aastat. Sest ma ei taha, ma tunnen, ma suudan nii palju rohkem teha, kui ma ei joo. Ja see, eestlastel on ka muidugi üldsegi see joomine on väga õrn teema, et ma ei ole vist eriti populaarne, kui ma ütlen, ma pole 2 aastat joonud, on ju. Aga minu meelest enamus eestlasi ongi, mina kutsun neid nagu valvejoodikuteks. Et ta on alati valmis, kui sa helistad mõne oma sõbrale, nad on alati valmis jooma tulema. Ja ta ongi vaata nagu see valve mingisugune, ma ei tea, valvepolitseinik või valvekohtunik on ju, kes siis on kogu aeg niimoodi valmis su kõne vastu võtma. Ja minule sobib ka see rohkem, et okei, näiteks kui sa ütled, et lähme jooma, siis lähme päriselt joome. Joome nii, et maa must. Täpselt, lähme metsa, ma ei tea 4 päevaks või kuhugi rendime mingi koha, joome, arutame, jaurame, nagu laseme selle endast välja siis. Ja siis pärast me jälle ei joo. Aga see selline, igal õhtul, et ma ei tea, teeme 2 klaasi veini või iga reede teeme mingi 6-packi õlut ja siis laupäeval teeme 6-packi õlut. Minu meelest kõige hullem asi ka üldse, nagu mulle see ei sobi ja ma ei saa aru, kuidas inimesed, siis sa nagu jood ja ei joo ka, et otsusta ära siis, oled sa nagu joodik või ei ole või mis sa oma eluga teed siis? See keskpärasus on ikka tohutu kuradi surm, jah. Et seal mingis blogipostituses sa tõid ka välja, et üks asi, mis sind, ma ei tea, kas motiveeris või kuidagi nagu astus veits kandadel oli see, kui sa vaatasid tüüpilisi mingisuguseid pensionäre, kes sa vist kirjutasid, et kel pole raha Rimisse minna, kes käivad Maximas, et justkui nagu siuke suht tume tulevik, et aga kindlasti see tunne sinus, et sa ei taha näiteks on ju kuradi kogu oma elu seal 8 tundi seal kontoris mõttetult istuda mingi tonnase palgaga on ju. Et see tunne nagu see ei tekkinud sul nagu üleöö on ju, et see keris ilmselt nagu tükk aega. Kindlasti, see on summa, ma ei usu ka neid inimesi, kes ütlevad, et järsku tuli teadmine või taipamine, et ma usun, isegi kui sa ei teadvusta, ta on sul kogunenud sees mingite nagu punktide summana ja siis üks hetk sul on see karikas, vaata ongi nii serva peal. Ja siis käib see nagu plõks, aga tegelikult see plõks ei juhtunud mitte selle hetkel, vaid ta on nagu build up või ta on nagu ehitunud või kogunenud on ju üle aja. Ja minul samamoodi, ma vaatan kogu aeg nagu elu enda ümber ja täna ka, kui ma vaatan ikkagi, kuidas inimesed nagu palju trabelevad, kas rahaliselt või oma tööga või oma mingisuguse elumuredega, et mind, võib-olla ma olengi arg, et mind nagu hirmutab see. Ma tunnen, et ma ise ei taha selline olla, kui ma olen vana, siis ma tunnen, et ma ei taha olla see, kes lappab neid kliendilehti, võrdleb pool päeva on ju, kus on, ma ei tea, pett on odavam täna ja siis sa rändad 3 tundi üle linna täpselt sellesse poodi, kus see pett on siis 12 senti odavam on ju. Et minu jaoks selline, hirm on küll, mul on mõned kunagi, ma ei tea, kas see ütlus on tõde või mitte, et inimesi paneb liikuma nagu hirm või huvi, tavaliselt nagu 2 asja. Minul on need koos, et mulle nagu täitsa on hakanud meeldima see selline ettevõtlus ja rahamaailm, aga mitte nagu oma detailide poolest, vaid just selle poolest, mida ta mulle annab. Et ma saangi tulla, täna me oleme siin jälle keset tööpäeva, on ju. Ma ei pidanud kuskil ütlema või valetama, et ma pean arsti juures käima, et tulla sinuga seda podcast tegema. Ma elan enda elu täpselt nii, nagu ma tahan. Ja samas, mul on teisalt on see hirm ka, et ma näengi, et ma ei taha seda vaesust, ma tahan aidata oma, ma ei tea, vanemaid, mulle meeldib sõpradega aega veeta, niimoodi kvaliteetselt ka, ja kui me lähme ka sinuga näiteks 4 päevaks metsa jooma, siis meil on raha vaja selleks ju. See ei ole odav hobi, kui me 4 päeva joome, siis me joome ikkagi maha mitu sotti. Põhiliselt see ja põhiliselt ka see, et meil peab olema olukord, kus me 4 päeva ei pea kuhugi kohale ilmuma. Mitte ainult 4 päeva, vaid ka pärast veel 4 päeva, kui me taastume. Täpselt, jah. Et jah. Et see on vana hea kuulsa psühholoogi Jordan Petersoni mingisugune põhimõte, et inimesi motiveerib rohkem põrgu kui taevas, et see nagu mille eest ära joosta, see on nagu suurem motivaator kui see suur unistus, et nagu ma aru saan sinu jutust, siis ka
mitte nagu see ei motiveeri sind, et kunagi mul võib olla 1 000 000 euri, on ju, vaid see, et mul kunagi ma olen selles kuradi Maxima kliendilehes ninapidi, on ju. Jah, täpselt. Eesti esu.